Tere, head inimesed, tere, head sõbrad. Täna ma ei näitle, ei tee mingit tsirkust. Olen lihtsalt aus. Ja räägin teile peegeldustest, mis hetkel minu sees on. Väga oluline teema, millest peaks kindlasti rääkima, on see, et kus kohast tuleb valu ja kus kohast tuleb vihkamine. Käisin just jalutamas ja mõtlesin, et kooli kiusamine ei ole kuskile kadunud. Olen terve elu ennast alla surunud. Ja seda just sellepärast, et ma kartsin olla teistsugune, ma kartsin naeruvääristamist, ma kartsin mõnitamist. Mäletan kunagi koolis, ma tulen sellistest karmimatest aegadest veel, kus ma olin ainus poiss, kellel olid pikad juuksed. Ja mind kutsuti Metsi Jeesuseks. Jah, ma kandsin selle välja, ma sain sellega hakkama, aga võib-olla oli see kompliment, aga kõik need märkused tegid ikkagi haiget. See on ainult üks näide, et nüüd jõuame tänapäeva, et nüüd, kui ma uuesti julgen olla mina ise, ma tean, et see tuleb natukene üllatusena, see mina-pilt, mida te nüüd näete. Olete ju harjunud turvalise, vaikse, tasakaaluka Kaspariga. Aga mis oli selle hind minu jaoks? Selle hind minu jaoks oli see, et ma peaaegu hävitasin oma tervise, rääkimata oma ajust. Ma surusin ennast päevast päeva alla, kasutasin selleks tuimesteid, alkoholi ja muid vahendeid. Ja see viibki vihkamiseni. Üks hetk olen ma pahane kogu maailma peale. Kõik on süüdi minu ängis. Kõik poliitikud, elektri hind. Issand jumal, neid kohti, kuhu oma viha kanaldada, avaliku elu tegelased, neid on nii palju. Kellele naerda põlastavalt ja nii edasi. Miks ma selle pöördumise teen, ongi sellepärast, et äkki mõni selline inimene näeb seda, kes ka ei julge olla tema ise. Ja ma ei mõtle siin endaks olemise all sellist ülbet arrogantsust ja teiste arvelt elamist. Et kui ma teen neid postitusi, siis ma ei tee ju kellegile haiget. Eriti veel sotsiaalmeedias, sul on alati võimalik seda mitte vaadata ja lihtsalt, kui ma ei meeldi sulle, siis unfollow, unfriend, that's it. Täpselt samamoodi on uudistega. Kui sulle ei meeldi, mida sa näed, lülita see kinni. Pööra oma fookus kuskile mujale. Ma olen sellest varem ka rääkinud, et kui me elame mure, viha ja valu energias, siis see on see, mida me ümberringi näeme. Ja kuidas saab maailm muutuda, kui me pidevalt elame selles valu energias. Kui sa pöörad oma fookuse positiivsele, heale, siis hakkad sa rohkem nägema ka head ja maailm reaalselt muutub.
see ei tähenda seda, et sa pead olema ullike või mina olen ullike, et ma ei ole teadlik, et iga hetk on tegelikult ümberringi palju kannatust ja valu. Aga ma ei saa sellepärast oma elu elamata jätta. Mul oli siin tekst ka valmis kirjutatud, aga ma siin hetkel räägin otse. Jah, et kui selline suurelt nüüd mõelda, et kui sa elad enda valguses ja väes, siis see võib teistele inimestele peegeldada nende enda varju poolt. Ja kõik ei ole valmis sellega silmitsi seisma. Ja siin järjekordselt, kui sa ei ole valmis silmitsi seisma sellise energiaga, siis sa ei pea seda jälgima. Et igaüks elab oma rütmis, oma ajateljel. Ja ma ei eeldagi, et me kõik peaksime nüüd korraga avanema. Lihtsalt olgem mõistlikud. Ja kui ma lihtsalt räägin sellest sellepärast, et ma olen saanud nüüd iganädalaselt lausa ühe korra ähvardusi, siis sellist väga kibedaid kommentaare, mis tahaksid kohe mul nagu masti maha tõmmata. Ja loomulikult ma ei ole robot, et ka mina tunnen, minu ego ju reageerib sellele, minu ego tahaks kohe vastu paugutada, et tõesta neile, et sa ei ole nõrk, sa ei ole pehmo. Aga ma olen hetkel selles mõttes rahul, et ma ei ole reageerinud. Jah. Mis siin veel öelda? Et kui keegi mind ründab, siis ma ei pea vastama oma egoga. Ma võin vastata vaikusega ja see ongi minu vägi. Olgem mõistlikud. Jätkem kohe reageerimata, et selleks ongi hea teadlikkus ja meditatsioon. Läbi selle me õpime oma tundeid paremini ohjama. Alati ei pea kõiki tundeid kontrollima, aga selleks, näiteks, et kui sa surud pidevalt valu alla, siis see ei ole ka hea. See võib plahvatada kuskil välja, aga selleks tuleb leida paremad võimalused ja viisid, kuidas neid tundeid välja elada. Näiteks loomingulisus, millegi uue tegemine või siis valu või vihkamine, mis on meisse kogunenud, et seda saab turvaliselt sellises turvalises ruumis välja elada. Et ma tean ju omast käest, kuidas, kui me elame kellegiga koos, kes on meile tegelikult kõige kallim inimene ja keda me tõeliselt hingest armastame, siis oletame, et me tuleme koju, on olnud väsitav päev. Me tahaksime lihtsalt puhata ja olla, aga miski väike asi käivitab meid ja me plahvatame oma elukaaslase, lapse, oma lemmiklooma peale.
jah, ja kui see juhtub, siis ma arvan, et alati tuleks sellest võimalusel kohe rääkida ja seda selgitada ja vabandust paluda. Ja kui me juba oleme sellises üles köetud särtsu täis vihaenergias, siis tuleks kohe kas siis õue astuda, korraks jalutama minna või siis minna tõesti vannituppa, WC-sse, panna uks kinni, olla seal omaette. Et need on kõik õppimise kohad, samamoodi ka mulle. Jah, selline improvisatsioon siis tänasesse päeva. Olgem hoitud. Aitäh teile ja kõike head!